Minu jaoks oli päris pikk tee, oli keeruline aeg, sest oli koroonaaeg, me ei teadnud, kas üldse see olümpia toimub ja võistlusi oli väga vähe, tegime koos väga palju trenni, laagrid ja kuidagi see päev oli imelik, et kuidagi sees oli selline tunne, et medal tuleb ja kui ma üldse läksin olümpiale, siis oli mõte, et ma tahan tulla tagasi medaliga, et neljas koht oli ja see osavõtmine olümpial, see on tore, aga medali võitmine on palju parem. Minu jaoks oli tähtis ka see, et meie sees olid neid olümpiavõitjad ka. Et see, et meil Eestist oli Svetlana Tšurkova, kahekordne olümpiamedal ja ta oli meiega saalis kogu aeg ja motiveeris ka ja rääkis, et see võib juhtuda ja lihtsalt on vaja tööd teha. Ja võib-olla see ka mõjutas väga hästi, et sa ei unista niisama, aga sa tead, et meie saalidest tulevad neid olümpiavõitjad. See on kõige, ma arvan, tähtsam saavutus iga sportlasele. Need emotsioonid, mis oli terve päev läbi, nad olid juba nii kõrged, et juba kui me poodiumil tuleme, siis see nagu oli nagu viimane nagu kirss tordile. Olümpiamedal ja tahtsid ja kõik sõbrad nägid ja kõik lapsed, kes on mul klubis või kuskile ka, kui ma laagrisse tulin, siis nad soovisid ja mõned laagrid, kui me tegime välismaal, no ma ise käisin, siis ka palusid, Irina, kas sa saad tuua kaasa kuskile, kas Rootsi või kuskile veel. Aga õnneks ei pea väga palju vaeva nägema, saab pikutada. Kas ma toon patja või? Vahepeal võib-olla patja vaja, jah? Ma unistasin nagu võitudest ja mulle meeldis võistelda ja mulle meeldis nagu medalid ka saada, aga ma ei mõelnud, et mul tuleb nii palju medalid kindlasti.